Tere tulemast tagasi meie nutikodu loomise kursusele. Täna räägime sellisest toredast asjast nagu arvutivõrk. Eelkõige peatume siis andmeside alustes ja andmeside mõistetel ja siis räägime natukene ka kaabel- ja raadiosidest. Nii. Protokoll kui selline, et üldse andmesidest aru saada, siis tuleb alustada algusest. Protokoll on siis esimene asi, millest kõik pihta hakkab. Ehk et see siis määrab ära, mida seadmed siis kasutavad andmete saatmiseks ja vastuvõtuks. Järgitakse mingil määral osimudelit ja protokoll määrab siis ära konkreetselt veatuvastuskoodi, kas seda kasutatakse, mis kujul teda kasutatakse, andmetihendusmeetodi, juhul kui seda kasutatakse, pingete nivood. Pingenivoo määrab siis ära selle, et millise pingega millist signaali edastatakse, ehk näiteks 0 volti võib olla teatud juhtudel hoopis nii-öelda siis signaal 1 ja pinged võivad samas varieeruda siis 0-48 voldini, sõltuvalt protokollist. Sõnumi lõpu teadaanne on siis olemas, ehk et kas siis saatja saadab ka selle, et sõnum sai nüüd otsa ja ootab siis vastuvõtjalt kinnitust, või siis seda ei kasutata teatud protokollides, enamustes kasutatakse. Ja väga laias laastus näeb protokoll välja siis selline, et meil on olemas siis saatja aadress, vastuvõtja aadress ja siis konkreetse protokolli nimi, siis on hulk andmeid ja lõpus on kontrollsumma andmetele, et teada, kas see andmed, mis kätte saadi, vastavad ka sellele, mis saadeti. Sinise taustaga on siis märgitud päis, kollase taustaga on andmed siis ise ja rohelise taustaga on kontrollsumma. Et umbes selliselt näevad välja kõik protokollid. Mitte kõik protokollid ei pruugi kõiki osasid omada. Mõned võivad omada ka rohkem infot, eriti päises, aga laias laastus näeb see asi niimoodi välja. Andmete pakkimisest rääkides siis nimetatakse seda asja ka siis andmete tihendamiseks või andmetihenduseks, mõeldud edastatava andmehulga vähendamiseks, on olemas siis kindel reeglistik, ehk et määratakse siis ära, millise algoritmi alusel need andmed kokku pakitakse. Toimub siis ka kodeerimine ja dekodeerimine, ehk et kodeerib saatja andmed konkreetse algoritmi alusel, ja vastuvõtja peab siis selle sama algoritmiga need andmed siis dekodeerima. Ja on olemas siis pakkimist nii kadudega kui kadudeta. Kadudega pakkimine on siis selline, kus andmete lahti pakkimisel on lubatud mingisugune kogus andmetel põhimõtteliselt ära kaduda. Kadudeta pakkimise puhul me tahame saada tagasi alati täpselt samasuguse info, nagu me kokku pakkisime. Põhimõtteliselt võib siin tuua näiteks MP3 failid, mis on siis tegelikult kadudega pakkimine, kaotatakse ära siis need helisignaalid, mida inimene ei kuule enamasti ja saavutatakse siis palju väiksema mahulisem fail võrreldes siis originaal toorfailiga. Ja kadudeta pakkimise puhul siis andmed küll pakitakse kokku, aga lahti pakkimisel või siis dekodeerimisel me saame kõik andmed tagasi. Et tehakse mõlemad vastavalt vajadusele. Nii, siis on olemas meil siuksed toredad asjad nagu võrgutopoloogiad. Ehk et mismoodi siis seadmed oma vahel ühendatud on. Ühte seadet võrgus nimetatakse siis sõlmeks. Sõlmed ehk et võrgukomponentid omavahelise ühendamise viis on siis võrgutopoloogia ja peamised kasutuses olevad topoloogiad on siis siintopoloogia, täht, ring, puu ja võrktopoloogia või täisvõrktopoloogia. Esinevad nad kõik. Ja topoloogiat saab siis kõnekeeles nimetada ka võrgutüübiks või siis ka lihtsalt võrguks. Näiteks siinvõrk on täiesti vabalt kasutatav. Ehk et siinvõrk kui selline on siis see olukord, kus meil on kõik seadmed ühendatud sama kaabli ehk et siis siini külge. Inglise keeles nimetatakse seda bus ja ehituselt on ta üks lihtsamaid. Aga jah, näeb välja siis selline, kus siis kõik seadmed, praegu siis joonise peal arvutid,
on ühendatud ühe keskse soone külge. Kasutatakse sellist asja näiteks sellisel andmeside protokollil ühendusviisil nagu RS485, kus näiteks soone automaatika puhul fonolukusüsteem on kõik ühendatud keskse juhtme külge ja konkreetset korterit näiteks siis adresseeritakse või siis kutsutakse välja konkreetse aadressi järgi. Et teised seadmed küll kuulevad kõike seda, mis seal võrgus toimub, aga piiksud jääb ainult see seade, mille poole reaalselt pöörduti aadressi kaudu. Siis on olemas selline asi nagu tähtvõrk, kus iga seade on ühendatud siis keskse seadmega ja näiteks lokaalses arvutivõrgus on see kõige levinum võrgutüüp, ehk et kõik lokaalsed arvutivõrgud täna niimoodi töötavadki, ehk et iga arvuti on ühendatud siis mingisuguse võrguseadme külge otse ja siis läbi võrguseadme käib siis arvutite vaheline liiklus. Näeb joonisena välja niimoodi, keskne see roheliste tulukestega asjandus on siis mingisugune võrguseade, võrguseadmetest me räägime ka kohe selle loengu jooksul, aga jah, et niimoodi siis näeb tähtvõrk välja. Siis on olemas ringvõrk, kus siis iga seade on ühendatud siis kahe teise seadmega, millest siis moodustub ring. Keskset seadet ei ole ja sõnum ringleb, kuni leiab sihtkoha. Nii palju võib juurde mainida, et suhtlus saab alustada ainult siis see seade, millel on olemas oma siis loa lipuke või siis mingisugune niinimetatud token, et tema võib siis midagi tegema hakata. Teised ainult kuulavad. Näeb välja selline, kus siis üks seade on ühendatud oma kõrval asuvate seadmetega nii-öelda. Täna enam väga palju ei kasutata, aga vahetevahel on hea teada. Et selline asi oli ka kunagi olemas. Siis on puuvõrk, kus siis meil on tähttopoloogias tehtud võrgud, mis siis toetuvad kõik ühele kesksele siinile, ehk et siis moodustub selline siin- ja tähtvõrgu hübriid. Näeb välja selline, et siinvõrgu keskne osa moodustab siis puutüvi ja alammoksad või lehed on siis juba alamvõrguseabed, mille külge on siis ühendatud mingid arvutid, printerid, muud säärased asjad. Võrktopoloogia puhul on siis, kasutatakse natukene kahte erinevat määratlust, kus siis tavaline võrktopoloogia on, kus mõned seadmed on ühenduses kõikide teiste seadmetega ja osad seadmed on siis ühendatud ainult nende seadmetega, millega nad tihemini andmeid vahetavad ja ülejäänud seadmetele saavad ligi siis läbi nende seadmete, millega neil ühendus on. Täisvõrktopoloogias on kõik seadmed ühendatud kõikide seadmetega. Kasutatakse sellist asja nagu marsruutimine, ehk et see tähendab siis seda, et meil on algus- ja lõpp-punkti vahel rohkem kui üks võimalus sinna jõuda, ehk et rohkem kui üks tee ja valitakse alati kõige efektiivsem variant. Efektiivne ei pruugi olla alati kõige kiirem, aga näiteks ütleme vähemate kadudega või mis iganes selline, et see, kuidas see päriselt käib, see on juba natukene keerukam teema, selleni me siin ei jõua. Ehk et siis võrktopoloogias tegeletakse marsruutimisega, ehk et valitakse siis algus- ja lõpp-punkti vahel siis selline tee läbi siis mis iganes seadmete, sest kõikide seadmetel on oma vahel ühendused olemas, et siis läbi nende valitud seadmete saab siis andmeid edastada. Ja näeb välja selline, kus siis see konkreetne peaks juba olema peaaegu täisvõrktopoloogia, kus siis kõikidel seadmetel on oma vahel kõik ühendused olemas ja näiteks kahe arvuti vahel võib saata andmeid läbi kolmanda arvuti, läbi serveri või mis iganes muul moel, mis on siis kas siis lühem tee või vähem andmeid kaotav, mis iganes. Teatud tingimustel on ka see, et kui üks seade peaks ära kustuma, siis lihtsalt jõutakse järgmise seadmeni läbi mingi teise seadme. Ka selline asi on võrktopoloogias täiesti tavaline. Nii, korraks mainisin kuskil ära ka sellise asja nagu osimudel, et sellest natuke paremini aru saada, siis olen toonud ka ta slaididele. Osimudel või siis võrgukihtide kirjeldus, kuidas siis andmed jõuavad ühest kasutajarakendusest teise kasutajaраkendusse, ehk et üks kasutaja näeb neid andmeid, mida lõpuks teine näeb, siis on jagatud see teema 7 kihiks. Alustan selles mõttes, ütleme, kõige madalamast kihist, ehk et siis sellest, et
mida pidi siis liiguvad elektrilised signaalid, seda nimetatakse füüsiliseks kihiks. See ühendab siis seadme ja meediumi ja edastab andmed siis bittidena, ehk et see on nüüd see kiht, mis tegeleb konkreetselt elektrisignaalide edastamisega. Bitt on siis kas 1 või 0, enamasti siis tähistatakse kas siis pinge kõrge või madal nivoo, ehk et maksimaalne pinge, ütleme näiteks 48 volti on 1 ja 0 volti on siis näiteks 0. Et see on nüüd see, mis ongi ära määratud selle füüsilise kihiga. Kuidas need andmed reaalselt siis 0 ja 1 ühest kohast teise jõuavad. Järgmine kiht on siis kanalikiht, mis enne saatmist jagab siis need andmed kaadriteks. Kaadr oli siis see värviline ristkülik, kus olid siis saatja aadress, saaja aadress ja nii edasi. Seda nimetatakse üheks kaadriks ja siis see kanalikiht tegeleb siis andmete, näiteks ütleme mingisugune 100 megabaiti andmeid jagatakse siis kindla pikkusega kaadriteks, sõltub kasutatavast protokollist, kui pikk see kaadr olla saab. Ja pärast siis, kui teise poole vastuvõtu kanalikiht saab need kaadrid kätte, siis ta ühendab need andmeteks tagasi kokku. Järgmiseks on siis meil võrgukiht, mis siis tegeleb sõnumite marsruutimisega, ehk et ütleb, et see pakett või siis see kaader läheb mööda seda teed, järgmine kaader võib minna hoopis mingit muud teed pidi, sõltuvalt olukorrast. Vahetevahel jagatakse, eriti kui saadetakse suuremaid andmeid laiemat võrku pidi, on võimalik saata põhimõtteliselt kõik kaadrid praktiliselt korraga erinevaid teid pidi minema ja nad jõuavad suhteliselt üheaegselt tagasi siis vastuvõtja seadmesse. Aga siis marsruutimisega tegeleb juba võrgukiht. Transpordikiht on siis sõnumite transpordiks, määrab siis ära tegelikult sisuliselt ainult protokolli, mida kasutatakse. Sessioonikiht tegeleb siis nimede aadresside teisendamise ja kahe jaama vahelise sidega. Miks on vaja nimesid aadressi teisendada on see, et kui tavaline inimene kasutab veebis liikumiseks URL-i, näiteks google.com-i, siis arvutid tunnevad ainult IP-aadresse, siis on vaja see nimi tõlkida, ehk et google.com tõlkida mingisuguseks arvutile arusaadavaks IP-aadressiks ja see toimub siis seansi kihis. Niimoodi see siis käib. Järgmiseks on siis esitluskiht, mis määrab siis andmete edastusviisi ja tegeleb andmete kodeerimise dekodeerimisega. Ja rakenduskiht on siis see, mis suhtleb otse rakendusega, mida siis kasutaja tavaliselt ka näeb. Näeb välja siis reaalselt umbes selline, kõik need 7 kihti. Tavaliselt hakataksegi lugema alt üles neid, mis iganes põhjusel, aga nii ta käib. Siin on ka ära toodud siis tabelis, ütleme täpsemalt, millega konkreetne kiht tegeleb. Sellel väga palju pikemalt ei peatuks, see on lihtsalt pigem infoks. Ja nüüd me jõuame sellised teemani nagu arvutivõrgud. Ehk kõik see, mis me siiamaani rääkisime, on aluseks selleks, et aru saada arvutivõrkudest, kuidas nad on reaalselt ehitatud ja mida tuleb siis silmas pidada teatud tingimustel. Arvutivõrk on siis mitmest seadmest moodustatud võrk. Eesmärgiks on siis andmevahetus ja ressursside jagamine, ehk et arvutivõrku saab kasutada ka näiteks superarvutite juures, kus siis arvutuskoormus on üle võrgu jagatud mitme arvuti vahel. Ehk et ei ole ainult andmevahetus, vaid saab ka siis arvutusressurssi jagada. Läheb jällegi meie teemast päris palju välja, aga tehakse selliseid asju. Üks seade on siis sõlm, nagu ma kuskil vist korra mainisin, nimetatakse nõudiks ja sõlmed ühendatakse omavahel siis näiteks vask või optilise kaabli või siis raadioside abil. Levinuim raadioside protokoll on Wi-Fi. Ja nüüd, kui me räägime päriselt arvutivõrkudest, siis meil on olemas siis selline asi nagu COSI raammudel, millest ma just rääkisin. Ja siis päriselus on kasutuses sellest lihtsustatud mudel, nimetatakse siis TCP/IP mudeliks, kus siis on ainult 5 kihti. Ehk et päris mitu 7-kihilise OSI mudeli kihti on omavahel kokku liidetud. Ülesanded jäävad küll samaks, aga lihtsalt selleks, et oleks lihtsam käsitleda, on neid kokku pandud omavahel. Nii. Ja siis räägiks seadmetest ka, ehk et mida siis ühes tavalises arvutivõrgus enamasti leida võib. Et lisaks siis arvutile, või õigemini, osa arvutist on võrgukaart. Ehk et alustame siis arvuti poolt minema ja jõuame lõpuks siis kuskile välja, vaatame, kuhu me välja jõuame. Kasutatakse arvutites, läpakatel ja muudel arvutitel on vähemalt üks võrgukaart olemas, ühendub emaplaadile, tavaliselt siis PCI-siini kaudu
võimaldab siis arvutil võrku ühenduda. Tänapäeval on võrgukaart juba emaplaadil integreeritud, aga see ei tähenda, et ühele arvutile rohkem kaarte lisada ei võiks. Tänapäevastel sülearvutitel näiteks on vähemalt 2 võrgukaarti. Üks on siis kaabelvõrguga suhtlemiseks ja teine on Wi-Fi võrguga suhtlemiseks. Selle eest me natukene korraga kuskil rääkisime juba, mismoodi see päriselus välja näeb, aga nii see käib. Ja saab lisada ka USB võrgukaarte, on olemas siis USB PESA käivaid nii Wi-Fi kaarte kui ka kaabelvõrgu ühenduseks lahendusi. Päriselus näeb ta siis välja selline, mis käib siis PCI siini külge, aga jah, on ka siin on USB võrgukaart, mis siis läheb kaabelvõrku ja kui nüüd tähele panna seda, et tegemist on siis USB poole peal sinise otsaga, siis see peaks tegelikult päris kiiret võrku läbi lubama. Et ma ei mäleta küll USB 3.1 maksimaalset andmeedastuskiirust, aga umbes sinna see pudelikall lõpuks tekib. Järgmiseks, arvuti on siis ühendatud mingisuguse keskse seadme külge. Enamasti on esimene seade siis siukene elukas, mida eesti keeles nimetatakse kommutaatoriks. Võrgumehed teavad switchina. Kasutatakse siis kohtvõrgus mitme arvuti ühendamiseks, toetab paralleelset suhtlust erinevate seadmete vahel ja võimaldab siis ühendada ühte võrku näiteks arvuti, printeri ja serveri. Ehk et nad on kõik omavahel üksteisele leitavad läbi siis kommutaatori. Päriselus näeb ta välja selline, nii palju võib juurde öelda, et on olemas siis sellised kommutaatorid, mida annab juhtida, ehk et öelda, et millisest pordiks nimetatakse siis seda konkreetset ühenduspesa, et millisest pesast me siis ootame näiteks välisühendust sisse ja millistest me milliseid ühendusi läbi lubame. Kodus pigem kiputakse kasutama hästi lihtsaid kommutaatoreid, mida siis juhtida ei ole võimalik, aga mis siis on võimelised vastu võtma ükskõik millisest pesast välist ühendust ja kõikidesse siis eraldi laiali jagama seda. Üsna odavad seadmed ja pahatihti leiavad väga palju kasutust. Siis on olemas selline elukas nagu järgur, mille eesmärgiks on siis võimendada vastu võetud signaali ja saata edasi järgmisele seadmele. Eelkõige leiab kasutust raadiovõrkudes, näiteks Wi-Fi signaali pikendamiseks, eriti hoonetes majades, kus on paksemad seinad, Wi-Fi seade on võib-olla siis hoone ühes nurgas, et seda signaali edasi pikendada, siis kasutatakse Wi-Fi pikendeid. On olemas ka kaabelside pikendid, samamoodi käib ta vooluvõrku selleks, et siis signaali võimendada, ehk et tegu on sisuliselt aktiivseadmega, aga suudab siis signaali pikendada kaugemale. Wi-Fi pikendi üks versioonidest näeb välja selline, on olemas ka võrgukaablipesa selle jaoks, et kui näiteks Wi-Fi signaal temani jõudes on juba liiga nõrk, siis me saame hoopis pikendada nii-öelda kaabelvõrku ja sellega siis seda raadioteele edasi anda. Järgmise asjana olemas siis pääsupunkt, kasutatakse siis raadiovõrkude puhul ehk et juhtmeva võrgu puhul ehk et Wi-Fi võrgu puhul, eriti kodukasutuses, võimaldab lisada siis uusi seadmeid olemasolevasse võrku ja teatud tingimustel võib sisaldada ka kommutaatori ja ruuteri ülesandeid. Mitte alati, aga pahatihti teatud tingimustel on see võimalus. Et näiteks Telia kodukasutaja seade on tegelikult päris mitu asju ühes. Ehk et ta on siis kommutaator, ta on pääsupunkt ja on oma olemusega ruuter. Tavaliselt lihtne pääsupunkt näeb välja umbes selline. Neid saab ka oma maja peale päris mitu tükki ülesse panna. Nad saavad teha mitmeid erinevaid võrke ja nii edasi. Aga jah, näeb välja umbes selline näiteks. Tavaliselt ootab sisendisse siis kaabelvõrku ja väljastab siis selle kaabelvõrgu pikendatud raadiosignaali. Ruuter kui selline on mõeldud siis erinevate võrkude omavahel ühendamiseks, suunab ja vahendab andmeid erinevate võrkude vahel, valib edastuseks lühema ja kiirema tee, ehk et päeva lõpuks siis selle tee valimine on ruuteri ülesanne. Samamoodi võib ta oma vastuvõetud infot siis kodeerida ja dekodeerida ja pahatihti kasutatakse teda vahelüliks traadita ja kaabelvõrgu vahel. Et põhimõtteliselt võtab kaabelvõrgust tuleva signaali vastu, vaatab, et see on suunatud tegelikult hoopis raadiovõrku, siis ta teisendab need andmed raadiovõrgule arusaadavaks ja saadab sinna poole minema. Näiteks, kui sa tahad
näiteks telefoni ja arvuti vahel mingeid andmeid vahetada otse üle kohaliku võrgu, siis umbes täpselt nii see käibki. Näeb välja siis selline, siin on hunnik antenne küljes, need antennide hulk on lihtsalt selle jaoks nii suur, et toetada päris mitut üheaegset andmesidet. Tegemist on siis Wi-Fi antennidega ja siis on ka see, et erinevad sagedused nõuavad natuke teistsuguseid või erinevaid antenne ja siis lõppkokkuvõttes tuleb neid nii palju. Et see on ka kõik, see on umbes täpselt see, kuhuni ma selle kursuse jooksul üldse jõuda tahan. Siin on hunnik füüsikat all, aga see selleks. Nii, kui meil on nüüd seadmed olemas, ära paigaldatud, siis tuleb hakata neid ühendama ka. Räägime natuke ühendustest ka. Et meil olemas siis kaabelvõrk ja raadiovõrk. Kaabelvõrk jaguneb siis 2 vaskkaabelvõrguks ja valguskaabelvõrguks. Neil on omad erinevused, eelised, puudused. Vaskkaabli puhul on see, et kasutatakse täna enamasti kohtvõrkude loomiseks. Tegemist on üsna odava kaabliga täna. Väga lihtsasti kättesaadav, leitav, praktiliselt igas ehituspoes midagi müüakse, elektrikaupades kindlasti on olemas. Maksimaalne siis 2 seame vaheline kaugus on 100 meetrit. Sinna sisse ei käi järgurid. Ehk et kui sa tahad vedada ühenduse kaugemale kui 100 meetrit, siis 100 meetri peal peab olema järgur, mis siis käib tavaliselt vooluvõrku, et saada energiat selle signaali võimendamiseks ja saadab edasi kuni järgmised 100 meetrit. Et niimoodi saab siis põhimõtteliselt ühte liini pikendada väga-väga pikaks. Võrgu loomiseks kasutatakse siis eelkõige kommutaatoreid, ehk et see keskne seade täht võrgus ongi kommutaator ja sealt edasi on siis meil ruuterid ja muud asjad ühele poole ja teisele poole on siis arvutid ja telefonid ja muud asjad. Vanasti oli ta vaskkaabelvõrk siis raadiosidest kiirem, täna Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 koos enam ei ole. Ehk et nüüd on need juba suhteliselt sama kiiruse peal, lihtsalt ta on raadiosidega võrreldes stabiilsem ja pole nii vastuvõtlik takistustele, aga teistpidi on teatud kaablitüübid vastuvõtlikud mürale. Ehk et kui elektrikaabel näiteks on liiga lähedal võrgukaablile, siis ta võib genereerida võõralt signaali siis võrgukaablisse, kui tegemist on varjestamata kaabliga. Enamasti tänapäeval on kaablid piisavalt varjestatud, et saavad suurem osa müradega hakkama, aga jah, teatud ohud on. Kaabli standarditeks on siis Cat5e, Cat6 ja Cat7, kodus tavaliselt on kas Cat5e või on Cat6. Et kui uut võrku teha, siis mina soovitan pigem Cat6 kasutada, kuigi ta on nõksa kallim, aga Cat5e on jah, tänapäeval natuke juba vananenum standard. Cat6 võimaldab lihtsalt natuke rohkem andmeid läbi saata. Cat7 peaks olema piisavalt kallis, et seda kodus mitte kasutada. Kõige tavalisem Cat5e kaabel näeb välja selline. Ma arvan, paljud on näinud sellist kaablit. Täpselt sellest jutt käibki. Siis on olemas valguskaabel ehk et optika, millel on siis sees klaaskiud. Kiud on siis üksteisest isoleeritud, võimaldab siis andmeid saata pikema vahemaa taha kui vaskkaabel ja samal ajal ka palju kiiremini andmeid edastada kui vask. Täna siis ehitatakse võrkusid näiteks 10 ja 100 gigabitti sekundis just valguskaabli peale. Signaal ehk et siis valgusimpulsid põhimõtteliselt genereeritakse kaabli ostes ja mööda siis seda kaabli kiudu need valgussignaalid peegelduvad tagasi ja tänu sellele siis see signaal liigub ühest otsast teise. On olemas siis selline asi nagu üksikrežiim ja multirežiim. Üksikrežiim on siis mõeldud ainult 2 seadme omavaheliseks ühenduseks, kus siis side käib siis ühtepidi korraga. Multirežiimi puhul on tegelikult saadetakse mitut signaali korraga mööda ühte seda sama kiudu, ainukene on see, et siis seda iga signaali murdumisnurk on erinev. Ja seda siis ei mõjuta väline müra ja kui on hästi isoleeritud kiud, siis ei mõjuta ka väline valgustus teda üldse. Näeb välja siis umbes selline, see on siis ühekiuline valguskaabel, tavaliselt näiteks korteri ühendamiseks mingisuguse keskse optika kommutaatoriga, siis kasutatakse sellist ühekiulist kaablit. Siis on meil olemas ka raadioside, kui kaabel pole võimalik vedada mis iganes, siis saab kasutada raadiosidet. Raadiosides on siis olemas Wi-Fi, Bluetooth, mobiilside, Zigbee, Z-Wave ja N-Ocean.
Bluetooth on vist ainukene mobiilside ka tegelikult, millest me täna ei räägi. Läheb natuke skoobist välja, ülejäänutest räägime. Wi-Fi on siis enim levinud juhtmevaba kohtvõrgu tehnoloogia, kasutab raadiolaineid, vajab siis pääsupunkti, nagu ma just natuke tagasi ka rääkisin, on avatud häiretele ja füüsilistele takistustele ehk et kui samal sagedusel kiirgab rohkem kui üks seade, eriti veel erinevates protokollides, jõuan sinnani ka, siis see segab Wi-Fi tööd. Ja samamoodi segavad ka füüsilised takistused. Soovituslik kaugus, eriti siseruumides, on 30 meetrit ja alla selle. Ühenduste arv on teoreetiliselt piiratud, sõltub siis pääsupunktist. Tavaliselt on 253 seadet maksimaalselt võrku võimalik panna, aga kui on võrk teistmoodi konfigureeritud, siis seadmete arv võib olla veel väiksem. Ja kiirus sõltub pahatihti ühendatud seadmete arvust, ehk et kui üks seade hakkab näiteks mingisugust asja alla laadima, siis teiste seadmete andmeside kiirus lihtsalt tänu sellele langeb, kuna see pääsupunkt on juba ülekoormatud ühe seadmega suhtlemiseks. Ühesõnaga, meil on siis olemas Euroopas erinevad sagedused, mida saab kasutada. Kasutatakse 2,4 GHz näiteks, mis on siis jagatud 14 kanaliks 5 MHz vahega. Kiirus on umbes kuni 51 megabitti sekundis, mis on suhteliselt aeglane. See on see, miks ma ütlesin, et kaabel oli kiirem. Tavaliselt Cat5 kaabel võimaldas vähemalt 100 megabitti sekundis läbi lasta. Täna juba kiiremad on gigabit-netid tehakse isegi juba vastkaabli peale, nii et jah. Aga põhimõtteliselt siis oli veel kaabel kiirem kui praegu. 5 GHz sagedus on jagatud maksimaalselt 48 kanaliks. Kiirus on kuskil kuni umbes 300 megabitti sekundis. 6 GHz on siis 6 GHz sagedusel. Ühildub vanemate tehnoloogiatega, kiirus on kuni 610 megabitti sekundis. Ja selleks, et võrguga ühenduda, on siis vaja teada SSID ja parooli, sellest me juba kunagi rääkisime. Näevad välja siis need kanalite jagunemised umbes sellised, nagu siin tahvli peal on, või siis joonise peal on toodud erinevatel sagedustel. Ja üks asi, mida tasub silmas pidada, on see, et üks kanal kipub üle karjuma ka teisi kanaleid. Ehk et kui siin nüüd vaadata, et see pilt on ju nii-öelda jagatud 14-ks, siis tegelikult päris puhtad kanalid on siis kanalid 1, 6 ja 11. Ülejäänute puhul siis on see, et nendest natukene siis ühe kanali lõpp, teise kanali algus satub siis mingisuguse vahepealse kanali peale ka, et nad ei ole päris normaalselt ära jagatud. Päriselus see väga palju ei mõjuta, välja arvatud olukorras, kus sul on näiteks kortermajas, sinu enda pääsupunkt on kuskil teisel pool korterit ja naabri oma on su teisel pool seina, siis sinu naabri oma eriti sama kanali peale kipub üle karjuma ja sinu andmeside kiirus on hästi aeglane. Ja siis tasub esimese asjana vahetada kanalit või panna siis ruuter automaatselt kanalit muutma või siis pääsupunkt. Sellest me natukene ka rääkisime juba, kuidas seda tegema peaks. Ja teine on siis see, et mida saab teha, on suurendada oma ruuteri saatevõimsust. Pahatihti tootja poolt tuleb juba otse maksimumvõimsusega, aga ei soovita väga kasutada sellist varianti. Kuigi jah, on nagu on. Nii, Wi-Fi 7 on ka veel olemas, täna veel väga vähe levinud, aga kasutab siis oma andmesideks nii 2,4, 5 kui 6 GHz. Peaks olema kiirem kui varasemad standardid, mingisuguse kirjanduse järgi kuni 23 gigabitti sekundis ja suudab siis kasutada andmete edastuseks kõiki sagedusi ja mitu sagedust korraga. Ehk et saata siis andmed paralleelselt nii 2,4 kui 5 peal näiteks minema. Reaalne arvutivõrk näeb siis välja umbes selline, kus meil on siis kaabliga ühendatud näiteks lauaarvuti, nutitelekas, mängukonsool, Wi-Figa on ühendatud siis laptop, nutitelefon ja printer. Kõik on ühendatud siis ruuteri külge, mis käitub ka siis pääsupunktina. Ja lisaks sellele, et ta on suuteline olema nii ruuteri ja pääsupunkt kui ka kommutaator, on ta suuteline olema ka selline elukas nagu modem, mille eesmärk on siis välisvõrguga luua reaalne siis internetiühendus. Et tegelikult on see siis tänane ruuter, eriti kodukasutajal, on mitu seadet, 3 seadet ühes vähemalt. Et nii see on. Siis võib rääkida sellisest asjast nagu võrkude ulatus. Võrgud jagunevad siis ulatuse järgi, kõigepealt on siis me kohtvõrgud,
mille all on siis personal area network, mille üks näidetest oleks Bluetooth, siis on olemas näiteks campus area network, mis on siis mõeldud mingisuguste lähedal asuvate hoonete kompleksi omavahel ühendamiseks ja edasi tuleb sealt juba siis laivõrk, ehk et wide area network või siis metropolitan area network, mis on siis kas linna osa või juba suurem linn ja kõige suurem laivõrk on internet ise. Ja siis on meil olemas selline asi, et kohtvõrk võimaldab andmeedastuskiirus kuni 100 gigabitti sekundis ja laivõrgus enamasti on 200 megabittise kiirusega ühendused. Ja lõpetuseks siis kordame üle, et täna käisime üle andmeside alused ja arvutivõrgud. Ja aitäh vaatamast, järgmise korrani!